inimkonna ajaloos on kiviaeg. Mis ma sellega öelda tahan? Lood, kuidas primitiivsed kütid ajasid mammuteid odade ja kivide ja kirvestega taga, küttisid neid. Kas see oli ikka niimoodi? Äkki oli mingisugune teine lugu? Äkki tegid inimesed hoopis koostööd ennemuistsete loomadega, mammutite, karude ja nii edasi. Aga meid on pandud uskuma evolutsiooniteooriat ja moonutatud viisil. Et Darwin sõnastas seda veidi teistmoodi, kui tavalise inimeseni jõuab see informatsioon. Ma mäletan koolis seda, et kõige tugevam võidab ja jääb ellu. Ja niimoodi me oleme siiani välja arenenud. Et videos, kus ma puudutasin Atlantist, ma rääkisin võimalikkusest, kuidas inimesed hakkasid tegema hübriidrasse, nii-öelda inimeste ja afiliste segusid, hübriide, et neid orjadena kasutada ja nad saaksid teha tööd. Ja kui me nüüd vaatame seda oma lugu, et inimesed elasid koobastes, tegid tuld ja kandsid loomanahkasid, et see võib olla üks fraktsioon meie pikast ajaloost tõesti. Kui inimkond oli unustuse hõlmas ja ei mäletanud enam, kes nad on. Või nagu tänapäeval Brasiilias elavad pilvelõhkujate kõrval on suured džunglid, kus elavad põliselanikud. Aga et oleks absoluutne väide, et me kõik elasime kunagi niimoodi. See on mingisugune valetamine ja liialdamine. Ma millalgi õppisin mitte usaldama meediat ja riigivalitsust, kahjuks. Lapsena ikka kasvad üles, et tuleb usaldada neid onusid ja tädisid, aga kui tuleb välja, et paljud onud ja tädid kuritarvitavad oma võimu, siis tuleb teha teisi valikuid. Kahjuks. Koolis minu lemmiktund oli ajalugu. Ma teadsin tihtilugu rohkem kui õpetaja ja läksin sügavuti teemadesse. Ja üks hetk ma hakkasin avastama alternatiivset ajalugu. Sain teada, et on leitud foiniiklaste laevu Põhja-Ameerikas, on leitud egiptlaste sarkofaage suures kanjonis Ameerikas. Mis mõttes? Nad ei pidanud ju sinna saama üle mere. Ja nüüd hiljuti on leitud, kuidas Amazonase džunglite all on suured struktuurid, linnad, maha jäetud linnad, mis on nüüd džungliks kasvanud. Ja üldse, palju džunglist on istutatud, inimeste poolt istutatud metoodiliselt, et neil oleks metsaaiad. Kogu tänapäevane Mehhiko linn, teda ümbritsesid nii-öelda toidusaared, kus ka kariloomasid lasti ühelt saarelt teisele, olid väga arenenud toidu kasvatamis- ja söömissüsteemid. Ja miks meil tänapäeval on näljahäda valesti majandamise tõttu? Ja selle tõttu, et inimesed on otsustanud varjata, peita ja kasutada ebaefektiivseid lahendusi peitmise eesmärgil. Sa ei saa ju rääkida tõtt, et meil on üliarenenud toidu kasvatamissüsteem, kui sul on vaja 10 tonni nisu kasvatada. Lihtsustatud öeldes. Sest ma ei ütle, et ükski talumees või suur ettevõtja oleks pahatahtlik oma loomult,
vaid mingi hetk on inimestele hakatud valetama ja nii-öelda inimeste mälu ära söövitatud. Aga siis sa hakkad mõtlema, et mida need kiviaja inimesed siis küll tegid. Küllap nad siis elasid, eks ju. Et see on nii raske näha isegi seda, et mõtle, sa oled näljas ja sa näed, et su ees on suur sõbralik elevant. Sa lähed teda, hakkad kirvega surnuks peksma. Räägid oma sõpradega ka, et lähme tapame selle elevandi ära. Mis teil viga on? Ehk siis keeruline teha selliseid järeldusi. Aga kindlasti on olnud sellist. Kindlasti on olnud mingi sorti mammutite jahtimist. Et seda eitada ei saa. Aga et see oleks üleüldine inimkonna areng olnud, vot see on väga kahtlane. Nagu ma juba ütlesin, et selle Brasiilias elavad nagu kõrvuti mingisugune korteritsivilisatsioon ja metsatsivilisatsioon üksteisest välja tegematagi. No vahepeal natuke konflikte tekitades. Aga üks selline väga huvitav asi on, et inimeste mälu on võimalik kustutada ja on võimalik kataklüsme esile kutsuda, et meil on olnud mitmeid väljasuremislained planeedi ajaloos ja jääaegasid, näiteks 10 500 aastat tagasi. Just need kõik need ehitised, mis üle maailma on, et mind nii ikka huvitab see, kui ma näen neid, et see on täielik helitehnoloogia. Et kui sind huvitavad helid, kosmosehelid, ülemhelid ja soovid neid rohkem kogeda, siis palun kutsu mind esinema, kutsu mind omale töötuba tegema, kutsu mind iseendaga vestlema, kutsu mind kongi mängima, väga lihtne ja ma muudan sinu reaalsuse. Või tule siia meie aeda ja ma näitan sulle, kuidas sa saad maaga ühenduda ja helidega ennast ümbritseda. Et kõike seda on võimalik teha. Teate, et 60-ndatel oli üks mees ja ta suri äkki mingi 2008 või midagi sellist ära. Aga ta ehitas erinevaid seadeldisi, mis olid harmoonias ja resonantsis maa elektriväljadega, elektromagnetväljaga. Ja ta elas veel sellisel alal Itaalias, kus oli tugev seismiline aktiviteet. Ehk siis maa värises tihti vulkaani tõttu, mis oli läheduses. Ja tema kodust mõne kilomeetri raadiuses polnud sellist aktiviteeti, seismilist tegevust. Ja ta oli ehitanud erinevaid elektromagneetilisi seadmeid. Ja kui mujal oli nii-öelda ebavajalik pilvisus, siis temal oli alati hea ilm. Ja ta suutis ka sademeid esile kutsuda, kui tal oli vaja. Et see on kõik elektrokultuur. Kuidas kasvatada elektrokultuuriliselt omale toitu. Ja ka tegelikult mõjutada ümbrust, harmoniseerida teda. Nagu me näeme neid lennukite triipe taevas, et see teooria, et ma pole kunagi nii-öelda osalenud selle teooria levitamises, sest mul on ükskõik sellest, aga see on küll kahtlane, et mingi lennuk lendab üle pea ja üle taeva on jooned ja järsku tekib pilvisus. Nagu miks meil on siin vaja pilvisus siin pimedas Põhjalas, et täna on imeline päev, et päike paistab. Ma ei suuda videot teha sulle toas, sest looduslapsed vajavad loodust, eks ju. Et see on oluline märkamine. Ja selle elektrokultuuriga seoses ma olen leidnud kusagilt eelmise sajandi algusest ja üle-eelmisest sajandist raamatuid, kus inimesed näitavad üliefektiivseid toidu kasvatamismehhanisme, kus tõmmataksegi kosmose või nii-öelda atmosfääri energiat alla elektrit ja elektriseeritakse maapind. Sama põhimõte nagu välk, mis lööb maha, siis ta energiseerib selle ära. Või Iirimaal on vist 100, ma ei tea täpselt numbrit, üle 50 kindlasti on ümmargusi torne, millel on koonus peal.
ja klassikaline ajalugu ütleb, et need olid munkade ehitatud kaitserajatised, et viikingite eest ennast kaitsta. Aga paljud neist on lollidel kohtadel, enamus neist ei oma kaitselisi omadusi, et see on jälle mingi loll jutt. Aga igatahes, kui vaadata nende nagu kaartis nagu pealt poolt, siis need on täpselt taevas olevate tähtkujude järgi nagu asetatud. Ja teine asi, mis on avastatud, et mõndade kilomeetrite raadiusest nendest tornidest on muru palju lopsakam, inimestel, loomadel palju vähem haiguseid ja toit, mis seal kasvab, on palju nii-öelda mineraali rikkam. Et sama me avastasime oma nende tornidega, mis me panime siia peenrale. Mingi minu pea suurused peedid kasvasid lihtsalt seal. Täiesti uskumatu. Et ikka veel ma imestan ja mõtlen, kui hämmastav. Et proovin nüüd ka ise paremaid süsteeme ehitada. Et ma pole kõige parem süsteemide ehitaja, aga ma olen hea infojagaja. et kasuta seda infot ära, küsi mult lisa. Ma nõustan hea meelega, sest ma tahan näha revolutsiooni siin maailmas, kus me pääseme ligi sellele õigele infole. Tead, kui olid geograafiatunnid koolis, et siis meil oli siin lahe geograafiaõpetaja. Circus Barcelona! Tegi seal oma nalju. Ja mul oli selline algeline nutitelefon ja ma leidsin kohe üles veebilehe, mis jagas alternatiivset ajalugu, mis jagas kõiki vandenõuteooriaid. Siis ma lugesin neid seal taga pingis mingi Siis õpetaja räägib mulle, et ja Euraasia manner, selline asi. Ja siis ma mõtlen nagu, mis mõttes? Et siin on nagu nii võimas informatsioon, mida igaüks meist võiks hallata. Ja enamus inimesi ei huvitas esiteks ja teiseks nad ei suuda seda vastu võtta. Ja ma arvan, et sama probleem on ka sinul, et kui ma jagan sulle seda informatsiooni, et mul on liiga palju informatsiooni, mida sulle anda, et sul hakkab klaas üle ääre minema, et siis sa peadki vahepeal tulema kuulama konge. või siis teine asi, et jooma paremat vett, et leiad siit alt kirjelduse, et kangen vesi. See muutis minu elu, et ma kogu oma täiskasvanu ea olen võidelnud selle probleemiga, mille see lahendas mulle ära. Võin sulle lähemalt rääkida, et võta ühendust või vajuta allolevale lingile ja jäta oma e-post. Vot. Aga kui me hakkame vaatama neid muistseid ehitisi, muistseid struktuure, siis me saame aru, et inimesed on kunagi loonud palju ilusamaid, palju väekamaid asju, kui me tänapäeval suudame luua. Me tänapäeval loome betoondžungleid ja kummardame tsementi. Aga kui mingid tegelased lõikavad välja hiidsuuri graniitblokki ja liigutavad neid mingi 1000 kilomeetrit, 800 kilomeetrit, Stonehenge'i kivid on kusagilt Šotimaalt pärit ja siis tekivad küsimused, et mis värk on, eks ju. Kui sul ei teki seda küsimust, sa arvad, et see on kõik teadusega seletatav, siis sul on õigus. Lihtsalt see teadus, mis on nii-öelda põhivoolu teadus, see ei seleta nagu kõike ära. Aga on väga ägedaid leiutajaid, kes on leiutanud masinaid, mis suudavad gravitatsiooniga mängida, on leiutanud vaba energiat, et saata energiat ühest kohast teise ilma juhtmesideta. Isegi see, et ma saadan oma video kuskile YouTube'i platvormile, see on põhimõtteliselt nagu vaba energia saatmine. Lihtsalt keegi ei jõudnud sellele kraati vahele toppida meie 4 või 5G levidele. Mingi selline korrelatsioon pidi olema ka, et iga kord, kui on võetud uus lainesagedus kasutusele, raadiolaine, 4G, 5G, et siis on tekkinud mingi uus haiguspuhang inimkonnale. Ja siis nad on selle läbikäinud immuunsuse saavutanud. Et see on vist selline tehislike lainete loomise tagajärg mõnes mõttes. Aga jah, nende kivide hulgas, mis ma rääkisin, et paramagnetism on oluline. Ja kui me võtame, et inimesed, kes elasid nagu koopas ja mingi grillisid mammuteid, aga kui me vaatamegi neid toidumetsasid, mis on tehtud Amazonases ja Parasvõõtmes,
et Sahara oli tohutu suur džungel. Et pigem on toimunud kataklüsmid, mis on hävitanud sellist eelnevat inimtsivilisatsiooni ja alles on jäänud riismed, kellest osad on elanudki läbi sellist hingepimeda tööd, olnud unustamises. Aga paljud on jällegi olnud ühenduses loodusega ja kui sa oled ühenduses loodusega, siis sinu loomulik instinkt pole vägivallatsemine. Kuigi ma kahtlustan seda, et kui Gaia teooria, et Lovelockid ja kõik teised, kes seda on välja öelnud, et Gaia teooria väidab seda, et maa on elav organism ja ma tunnen seda, et maa elab, maa hingab, maa tuksub. Et siis maa ise käib läbi mingisugust, võiks öelda, ajajärku, kus ta tunneb ennast kehvasti, ebapiisavana, haigena ja siis ta on ka loonud organismide vahelise sõja konflikti siia planeedile. Ja kuidas planeet ennast nii-öelda ravib, häälestab, nii ka kõik organismid siin hakkavad paremini omavahel koostööd tegema. Kas või Gaia teooria järgi on meil käinud väga mitu tsüklit läbi, kus iga organismi selline vorm areneb järgmiseks ja tuleb see konflikt enne seda viimast kriisi. Nagu inimkonnana me oleme tekitanud nüüd kriisi, et kus me hakkame oma liiki kas hävitama või uuele tasandile viima. Ja mis see uus tasand siis on? No me pürgime tagasi oma iidsete võimete juurde, ehk siis hakata omavahel telepaatilisemalt kommunikeerima, hakata rohkem tegema koostööd, mõistma, et mina indiviidina olen osa suurest võrgustikust. Kusagil oligi 10 aastat tagasi, kui ma käisin Belgias, et seal mulle anti veetilk, mis oli häälestatud mesilastarule. Huvitav, eks ju? Vibratsioon, mis on vee sisse pandud. Vesi on ülihea informatsiooni talletaja, kui sa oskad sinna talletada seda. Ja ma võtsin selle tilga ja ma hakkasin sumisema ja ma panin silmad kinni ja ma nägin, kuidas ma olin kõikide mesilastarudega üle maailma ühenduses. Tundsin, kuidas ma sumisesin selle teadvusega. Nii oleme meie inimestena ka ühenduses, et see, et kui sa teed mingit jama, siis sa oled tegelikult ühenduses ka kõikide oma lähedastega ja mõjutad neid selle jamaga. Mina kaasa arvatud, et mul tuleb ka seda endale meelde tuletada, et ära tee jama, ära mõtle neid kurjasid mõtteid ja bla bla bla. Et võta parem midagi, mis sinu sisemist tõde avab. Aga jah, see kiviaja fenomen on üks suurimaid müüte, mis ajaloos nii-öelda mõttab. Järgmine müüt on loomulikult see, et meil polnud siin kõrgtsivilisatsiooni siin Läänemere soomlastena, et me olime lihtsalt mingid lollid maakad, kes tuldi ristiti ja tsiviliseeriti ära. Et meil oli siin kõrgtsivilisatsioon kahjuks. Et kahjuks oli nii. Paljud Soome alternatiivsed ajaloolased on seda näidanud, paljud Eesti alternatiivsed ajaloolased on seda näidanud ja isegi keeleteadlased on seda näidanud. Ja siin oli ka kliima palju soojem 1000 aastat tagasi ja nii edasi. Aga see on teine teema. Praegu ikkagi lähme selle kiviaja müüdi juurde. Et mingi osa rahvastikust oli eraldatud sellesse nii-öelda unustamise tsüklisse. Aga teine osa rahvastikust jällegi ehitas jälle planeeti üles, parandas struktuure peale kataklüsme. Et kataklüsme on olnud mitmeid, et viimane oli see nii-öelda plahvatuspauk või hoopis meteoriidipauk 10 500 aastat, 11 500 aastat tagasi. Et seal vahemikus oli neid minu meelest mitu tükki. Ja ma olen vahest vaadanud seda kaarti, et vaadanud seda Põhja-Aafrikat, Saharat ja kõike seda ja Araabiat ja mulle tundub, nagu oleks mingi aatomisõda seal käinud, mingid tuumapommid, oleksid sellised massiivsed, ma ei tea, vesinik-aatomipommid või mis iganes, mis oleksid sealt selle elu kõrvaldanud. Et mulle jääb vähemalt selline tunne, aga võib-olla on ka asjad teistmoodi läinud. Et see on nagu väga ohtlik, kui ma ütlen, et mingi asi on täiesti tõde. Ma vaatan pigem, et igas asjas on oma see iva ja tõde sees ja tundub, et on toimunud väga veidraid asju planeedi ajaloos, mida meie tavaliste inimestena ei tohi teada. Aga kui me hakkame seda kõike teadma, mäletama, siis me muutume kõik võimsaks. Et ma olen teinud palju praktikaid, kus ma aitan inimestele oma rakumälu aktiveerida, et läbi kongi helide, läbi ülemhelide,
et see on olnud elu muutev asi, et kui huvitab sind, siis võta ühendust, avame sinu Raku mälu, vot nii. Aga mul on hea meel, et kuulasid ja soovin sulle ilusat päeva. Nägemist!